Nii, nüüd me asume siin ühel vallale kuuluval metsakinnistul, mis jääb ka mäealuse maastikukaitsealale ja juba 6 aastat tagasi hakati siia rajama diskgolfi parki. Ja näete, mis on siis selle asja tagajärg, et siin on kohti, kust praeguse märjal ajal nagu vaevu saab läbi pääseda. Ja tegelikult see pilt tekkis siin juba esimese kasutusaastaga. Et vanemad, ma ise mäletan seda eelset seisu, et see on üks niisugune kõrgem koht ümbritseva suhtes, et siin olid niisugused ilusad mustika-pohlakohad, isegi kukeseeni olevat siit korjatud ja hästi palju oli selliseid jääajast jäänud kive, mis olid paksu samblakihiga kaetud. Et praegu nagu on seda väga raske seda kohta ära tunda. Ja siin on küll tehtud igasugu parandustöid, on veetud hakkepuitu peale, aga see on aasta-paariga ära vajunud, mattunud selle muda alla ja niimoodi siin ilmselt jäädakski nagu lõppinud toimetama. Et sarnaseid keskkonnakahjustusi on varem olnud ka Pirital ja Nõmmel, aga seal lõpetati see diskgolfi tegevus ära just sellepärast, et keskkond ei talunud seda. Et mul isiklikult nagu diskgolfi või üldse nagu õues liikumise vastu midagi ei ole, aga see ei ole Viimsis algusest peale olnud kõige sobivam koht sellise harrastuse jaoks ja on olemas ka selge alternatiiv, aga sellest räägiksin eraldi.